Peame olema valmis selleks, kuhu meil haiglad evakueeruvad, kui nad pihta saavad. Meil on plaanid olemas, kuhu kiirabibaasid ümber paiknevad ja meil on varud olemas selle jaoks, et kui nii-öelda ühest kohast enam ladu ei saa, siis kus meil on riiklikud varud mujal ka. Paraku me Ukraina sõjas oleme näinud väga palju, kus see hea tava, et meditsiini ei rünnata, on täiesti ära unustatud ja meedikud on väga tihti ja haiglad on olnud otsesed rünnaku sihtmärgid. Et me peame olema valmis selleks, et kui meil ida poolt oht tuleb, siis meditsiin kindlasti on sihtmärk, sest see ei ole nii-öelda hävitamissõna, see on nõrgestamissõda, et nad üritavad toimivat infrastruktuuri ja vastupanu nõrgestada sellega, et nad ründavad energiataristuid, ründavad meditsiinitaristuid ja peame selleks valmis olema. Me peame olema valmis selleks, kuhu meil haiglad evakueeruvad, kui nad pihta saavad. Meil on plaanid olemas, kuhu kiirabibaasid ümber paiknevad ja meil on varud olemas selle jaoks, et kui nii-öelda ühest kohast enam ladu ei saa, siis kus meil on riiklikud varud mujal ka. No väga mõistlik, kõlab hästi, et no veel paremini kõlaks, kui see kunagi ei realiseeruks. Ei, no see niikuinii, aga ma mõtlen... Aga tegutsetud on selles suunas päris palju. Alati võib rohkem valmisolekut olla. Et võib-olla me oleme ikkagi natukene liiga kinni oma praegustes positsioonis asukohtades. Et ei ole lootust, et kui Tallinnat tullakse pommitama, et siis regionaalhaigla, Ida-Tallinna haigla ja Lääne-Tallinna haigla pihta ei saaks. Need on kindlasti sihtmärgid. See uus Tallinna haigla, mida siin planeeritakse, et selles uues valguses justkui nagu ei tohiski enam selliseid üksikuid suuri keskuseid ju teha. Konglomeraate. Ei nüüd tegelikult võiks ju rahvusvaheline õigus nii palju ikkagi lugeda, et kokkulepped peavad, et meedikuid ei pommitata, eks, et abi on vaja nii ründajatel kui kaitsjatel, aga paraku need suured haiglad ikka suudavad kompetentsi hoida ja seal on ressursid kokku pannes on odavam. Ei, ma saan aru, aga ma räägin praegu kriisiolukorrast, et selles mõttes, et kui kõik on ühes kohas koos, see on nagu halvim stsenaarium. Ta on sõja suhtes halvim stsenaarium, et ega kriis ei pruugi alati seda olla. Tõsi. Aga räägime korraks veel sellest kõige kiiremsamast kriisist edasi, kuna Ukraina kogemus, ma saan aru, niikuinii on teie laual ja teil on Ukraina kolleegidega ilmselt suhtlus käib. On olnud. Jah, nemad on, ma arvan, et siis kui see sõda kunagi läbi saab, siis sealt tuleb väga palju lisatarkusi meile. Alati on sõdade ajal väga palju meditsiin arenenud, esmaabivõtteedki, kas või see, et haavad võib pakkida toidukilega. Et ei pea alati sidemesse panema, et siis on haav näha, on soojalt kaetud, kaitseb jahtumise eest, et see pidi olema neil väga levinud. Lihtsalt toidukile peale tõmmata või? Jah. No see kõlab ju nagu plaan ka, kui kellel kodus muudele võtta. Absoluutselt. Samamoodi põletustel võib täitsa vabalt, et kui see põletuse protsess on lõppenud, et kuumakahjustust enam ei ole. Kuidas sa aru saad, kas on lõppenud protsess? No, kui näiteks see tuline vedelik on sealt maha läinud ja jäse on ära jahutatud juba natukene, et esmane on ju see, et kui vesi läheb, näiteks kuum tee läheb peale, siis kõigepealt jahutada seda, et see jätkuv termiline kahjustus siis nagu peatada. Et kui see on ära peatatud, siis edaspidi tuleb organismi hakata kaitsma jahtumise eest, sest nahk on see, mis meie keha kaitseb jahtumise eest ja kui naha peamine kiht on kahjustunud, siis organism hakkab hästi kiiresti jahtuma. Ja selle vastu just on väga efektiivne sidumine selle toidukilega, mis seda vedeliku aurustumist ära hoiab, mis meid kiiremini jahutab. Toidukile on ka väga hea asi, mida kodus omada. Tuleb nii välja, jah? Mis ukrainlastelt veel õppida? Neil on muidugi halvad kogemused ka, et need haavade ravi, mis me ilmselt kokkuvõttes saame hiljem teada, et kui ei saa õigel ajal haav korrigeeritud, kui nad lähevad halvaks nii-öelda, lähevad mädanema need haavad, et mida siis teha. Kindlasti see, et kui palju nad on õppinud verejooksude peatamisest, et kui mingi aeg olid ju skutid olid kasutuses, siis öeldi, et tavainimene ei tohi skutti kasutada, siis öeldi, et kui ta õpet saab, siis ta ikkagi võib kasutada, siis ukrainlased on läinud sinna peale, et igaüks peaks oskama skutti peale panna. Isegi Eestist saatsime neile škutte, ma mäletan omal ajal. Me oleme neile isegi õpet teinud selle kohta, et on käinud Eestis on teinud õpet? Jah, ukrainlased on käinud Eestis, Ukrainas juksed
mitte päris rindemeedikud kindlasti oskavad seda kõike, aga noh, tegelikult ju abi peavad andma seal kõik ja Ukraina meedikud on käinud Eestis ja saanud Stop the Bleed koolituse, kus õpetatakse siis erinevaid verejooksu liike ära tundma ja siis kuidas neid siis ravida ja sinna hulka käib ka skuti paigaldamise. Kas saad selle koolituse teha 2 minutiga, kuidas tunda erinevaid verejooksu liike ära? No ei, 2 minutiga kindlasti ei saa ja seal oleks vaja selliseid koledaid pilte ka näidata, aga ütleme, kui heledat verd purskab, siis on asi kehvasti. Oi, heledat verd, jah, okei. Ja noh, põhimõtteliselt ongi see, et kas veri imitseb, voolab või purskab, kas ta on tume või ta on hele, eks ju. Hele on arteriaalne veri, see võib päris korraliku purskaivu tekitada, siis on kehva, siis see purskab käe saab hästi kiiresti tühjaks. Ja tavaline selline, nagu ma ei tea, näpuvigastusega tuleb veri seda värvi, siis on veel enam-vähem kõik kontrolli all. Tegelikult on see verejooksu kiirus on ikkagi ka näha, et kui sealt tuleb mõned tilgad, siis noh, ilmselt see sõrmehaab võib väga kole välja näha, aga sõrmest inimene tühjaks ei jookse. Et kui on arter vigastatud, suur arter vigastatud, siis see on ohtlik. No jäsemeid saab skutiga aidata, eks ole, aga muid kehaosasid ega vist naljalt ise ei aitagi või? Ei, aga kõikide suurte verejooksude puhul number 1 on see, et suru peale. Ehk siis mehaaniline surve. Hoia kinni siis lihtsalt? Hoia kinni lihtsalt, jah, et suru haavale peale, ehk siis anna kehale võimalus sinna haava ette tromb tekitada. Keha ise on ju, oskab seda. Kui ruttu ta tekitab selle? No see sõltub haava suurusest ja inimese olukorrast ka, et palju tal neid hüübimisfaktoreid seal alles on, aga number 1 ka arteriaalse verejooksu puhul, sest noh, näiteks skutt on autos, läheb aega selle toomiseks, siis esimene asi on komprimeerida see arteriaalne verejooks kinni, ehk siis kui on reiarteri vigastus, siis mehaaniliselt rusikaga suruda siia kubeme arteri peale, et see arter oleks kinni, et sealt verd ei jookseks, sest sealt väga kiiresti. Mitte haava juures isegi, vaid nagu kui on arteriaalne verejooks, siis sa pead otsima selle koha, kus sul on võimalus nii-öelda näitlikult arter suruda vastu luud. Ohoh. Et see võib olla niimoodi, et sul on arteriaalne verejooks allpool põlve, aga kuna seal arter jookseb 2 luu vahel, siis sinna sa teda kokku ei saa lükata kuidagi moodi, et sa pead ülevalt poolt, kus on 1 toruluu, eks ju. Samamoodi käel on sul võimalus seda ainult õlavarel komprimeerida, siin on 1 toruluu. Aga kõik ka suuremad venoossed verejooksud ju võivad olla väga suure verejooksuga ja üsna koledad välja näha, ikkagi paned haavasidemed sinna peale ja lihtsalt mehaaniliselt hoiad peale, et see tromp saaks sinna tekkida, et hüübimine hakkaks toimuma. Tead, mulle tundub niimoodi, et kui see tarkust nüüd saada, näiteks päev või 2, kaua see esmaabikoolitus võtab reeglina? No, ütleme põhjalikum, on 2 päeva. Põhjalikum peaks olema 2 päeva, nii. jah. Aga kui seda vaja ei lähe, siis ikkagi poole aasta pärast mäletad ainult 30% sellest. Ja 30% on juba päris hea. No jaa, aga ikkagi 70 on kadunud. Ei, ma arvan, et poole aasta pärast veel ainult 30% ei ole, et ikkagi on natukene rohkem, aga tõsi ta on, et see ei ole nagu ühekordne õpe, et sellest, et me ükskord saame seda õpet siis, kui me autojuhi lubasid teeme, see kindlasti ei ole piisav, et see on niisugune hea stardiplatvorm, aga aeg-ajalt peaks ikkagi seda teadmist värskendama, nagu ei kõiki teadmisi, samamoodi kiirabitöötajad peavad iga aasta läbima elustamiskoolituse, traumakoolituse, suurõnnetuse koolituse iga 2 aasta tagant lihtsalt, et hoida kogu aeg nagu teadmised ja oskused värskena. Ma mõtlen lihtsalt, mis me saame nagu mis ettepaneku teha nagu kogu ühiskonnale või kuidas seda nagu teha, sest et mõnes mõttes oleks tore, kui inimesed õpiksid igasuguseid erinevaid distsipliine korduvalt, võiks ka kunstiajalugu õppida korduvalt, oleks inimene sellest palju... kunstiajalugu pole kriisis eriti midagi teha nagu. Vaimses kriisis on võib-olla teha sellega midagi. Vaimses kriisis kindlasti. Ja, noh, et kuidagi või üldse aru saada, kuidas maailm toimib ja mis varem on ka olnud, aga no see oli kõrvalpõige, aga kas või nüüd konkreetselt sellest ikkagi rääkides, et sina oled loomulikult fanaatik, sa õpetaksid iga päev seda inimestele hea meelega, aga on siin mingisugust, kas kuskil mujal maailmas on head nagu praktikat, kuidas seda viiakse tihedamini inimesteni, kuidas on suurem teadlikkus ühiskonnas või on see igal pool läänes sama jama, et tegelikult keegi ei tea? See peaks ikkagi alguse saama baasharidusest, ehk siis see peaks olema ka koolihariduses peaks see sees olema ja mitte inimeseõpetuses näiteks? No inimese õpetus on tegelikult ju vähe aega, et mina leian, et see peaks olema igas kooliastmes sees regulaarselt, et ongi lastele teatud tasemel põhikoolis võib-olla juba natukene põhjalikumalt, keskkoolis juba veel rohkem, et nad regulaarselt saaksid, et mida rohkem sa kordad, nagu kordamine on tarkust ema, eks ju, et see jääb ju lõpuks meelde. Et kui sa 3 korda seda juttu kuuled, siis sul on poole aasta pärast juba 50% meeles. Et see on juba hästi, aga ta peaks olema baasharidus kindlasti, mitte niimoodi, et vabatahtlikult või ainult need, kellel on autojuhiload, et seda peaks ikka igaüks saama.
ja tegelikult inimestel peab enda huvi olema, et nad peavad aru saama, et nad ei pruugi abi iga kell saada. Ja ega me ju kõik käime mööda Eestit ringi, me ei ole ainult Tallinnas kogu aeg, kus on 23 kiirabibrigaadi. Me käime ka kohtades, kus ei ole ühtegi kiirabibrigaadi ja siis me ei saa eeldada, et aga miks ma siin sellist abi saan. Me peame olema valmis ja siis peab olema endal huvi ja kui teinekord ülemus küsib, et kuulge, mis me seekord nagu kevadseminaril teeme, eks ju, siis keegi võiks öelda, et kuule, teeks mingi esmaabikoolituse. Esmaabikoolituse andjaid on nii palju, et kindlasti leiab kedagi, kes tuleb seda tegema. Kas on mujalt maailmast võtta häid kogemusi või on see ikkagi see sama probleem, et kõik on muutunud nii mugavaks ja tegelikult ei osata kusagil õigupoolest seda? Seda on alustatud nagu kuidagi ikkagi step by step. Mujal maailmas näiteks kas või elustamisõpetus on oluliselt rohkem tavapärasem inimestele. Et Inglismaal minu teada õpivad kõik elustama koolis juba. Ja see on elementaarne, et kui su kõrval keegi sureb ära, siis või saab südameseiskuse, siis igaüks teab, mida tuleb teha. Kõik ei julge, kõik ei suuda, mõni tardub, mõni jookseb minema, aga on teatud hulk inimesi, kes on alati nii-öelda tegutsejad. Aga kui see tegutseja ei ole seda õpet kunagi saanud, siis ei ole lootust, et midagi paremaks läheb. Sa ütlesid, et sureb ära ja siis lähed ikkagi elustama, et see on võimalik? No põhimõtteliselt me räägime alati elustamisest, see on südameseiskus, eks esimesed 3 minutit on ta kliiniline surm, 3-5 minutit ja siis pärast seda hakkab bioloogiline surm. Selles kliinilise surma situatsioonis 3-5 minutit on ta veel potentsiaalselt tagasi pööratav. Aga inimesed, tihtipeale on see, et see näeb üsna kole välja, et su kõrval inimene võib-olla lähedane, võib-olla mitte, lihtsalt vajub kokku ilma igasuguse ette hoiatamata, eks. Ja algselt on isegi võib-olla raske aru saada, kas ta nüüd on surnud või kas tal jäi süda seisma, et mis üldse juhtus, eks. Aga kui see arusaam tekib, et ilmselt tal ei ole seda südametegevust, siis peab olema see julgus seal käed külge panna ja hakata elustama. See võib olla hirmus. Nii, keegi kukub kokku su kõrval. Mis sa siis tegema pead? Kuidas sa aru saad, mis toimub? Number 1 abi kutsuma. Ühesõnaga, ma kaotan juba 3-5 minuti selleks, et abi kutsuda. Meil on kõikidel telefonidel hands-free olemas. Pane spiikri peale, helista hakka ise vaata, mis toimub. 112. Koputa põsele, küsi, kas sa kuuled mind, vaata, kas ta on teadvusel. Samal ajal räägin, eks ole, kiirabiga. Või lähed kõigepealt juurde, koputad põsele, vaata, kas ta on teadvusel. Kui ta on teadvuseta, siis juba on mõistlik kas või kõige parem, kui sa kellelegi öelda, et ole hea, kutsu kiirabi. Kui ta on, alustame lihtsamast variandist, ta on teadvusel, siis tõstan jalad ülesse. Küsi, mis juhtus? No kus ta teab? Kukkus kokku. No kui ta ütleb, et kuule, ma komistasin, siis on ju kõik hästi. Ei, no ma ei tea, kukub siis samast tooli pealt pikali, selles mõttes, et ei komistanud. No kus ta teab, mis juhtus? Aga võib-olla ta oskab öelda, mis tal juhtus. Et võib-olla ta teab, et tal on, ma ei tea, veresuhkur või mis iganes. Võib-olla kaotas tasakaalu, võib-olla ta oskab midagi öelda. Kui ta ei saa näiteks rääkida, vaata, et tal on nägu viltu või ajab mingit täiesti suvalist sõna sousti välja, siis võib-olla tal on insult. Just. Täpselt samamoodi kiirabikutse. Minutite küsimus, mida kiiremini abi saab, seda suurema tõenäosuga jääb aju puutumata. Ühesõnaga kukub, loogiline ongi, koputad teda, küsid, mis juhtus, ta ei oska öelda aga ikkagi midagi räägib. Siis lihtsalt veel kord, jalad üles või? On see vajalik või ei ole? No, jalad on vajalik siis, kui on teadvuseta, ehk siis aju on ilmselt jäänud ilma verevarustuseta. Okay. Kui ta on täiesti teadvusel, ütleb, et ma ei tea, lihtsalt pea käib ringi või midagi sihukest, ei pea ilmtingimata neid jalgu üles tõstma. Okay, nii, aga kui tal on insult, siis ei pea jalgu üles tõstma. Ja. No, et kui on näha, et on mingi halvatus näiteks näos või midagi selline asi. Nii. Aga oletame siis, et ta on teadvuseta, saab seda, et ta ei reageeri, eks ole, aga hingab näiteks. Kui ta kindlalt hingab normaalselt, siis on jalad üles. Hingab normaalselt tähendab, nagu mingi rütmiga, niimoodi sisse-välja. Normaalse sageduse ja nii-öelda mahuga. Aga milline on mitte normaalne hingamine? Kui ta teeb mõned üksikud hingetõmbed minutis näiteks, kuidagi vaikselt koriseb seal, see võib olla agonaalne hingetõmbe, ehk siis veel hingamiskeskus annab nagu impulssi edasi, et paneb veel paar korda hinge tõmbama, aga tegelikult süda juba ei löö. Okei, tuleme tagasi. Nüüd hingab normaalselt, aga ei reageeri. Siis jalad üles ja kiirabi helistada. Siis ta ju ei oska öelda, mis juhtus, me ka ei tea, vähemalt hingab. Ta on teadvuseta, aga hingab. Okei, aga midagi ma rohkem tegema ei pea, ma ei saa ju talle vett pakkuda ega midagi. Ei, kindlasti mitte. Ei, ma mõtlengi, et... No väga ei oleks, kui midagi teaks selle inimese kohta või saaks kuskilt uurida, et kas ta võtab mingid ravimeid, kas ta on suhkruhaige. Seda saab kiirabil öelda, eks ju, aga ma teen veel kord, mina ise ei saa midagi teha rohkem.
ma saangi mõnele lähedasele helistada ja küsida, et kui sa pead ta juurest ära minema, kui on, kui on nii-öelda oht, et ta oksendab hingamisteede kaitsmist, kui ta on täiesti teaduseta, täiesti lödi, siis peaks ta külili keerama nii-öelda stabiilsesse küliasendisse. Kui ta oksendab ja see on loogiline, et siis voolab, eks ole, kui ta oma nii-öelda lõuga lahti ei hoia, eks, et kui see õhk ei taha hästi läbi käia, sest lõug on nii lõtv, et keel vajub kurku. Siis keeratakse ta stabiilsesse külili asendisse, et hingamisteed oleks avatud. Nii. Ja nüüd me jõuame siis selle variandini juba, et ta hingab halvasti, see kliiniline surm tähendab seda, et ta ei hingagi. Mõned üksikud hingetõmbad võivad olla veel agonaalsed, et seesama paar korda lõrisev hingamine, see võib juba tähendada seda, et süda on seiskunud. Nii, ja nüüd siin tuleb siis mängu see elustamine. Just. Elustamise. Ja samal ajal ikka juba helistada kindlasti kiirabisse, eks ju. Just, ja kiirabiga tegelikult 112 häirekeskuse meedikud juhendavad ka elustama sel juhul. Ja. Et kui on meelest ära läinud, et mis see sagedus seal oli, siis nad ütlevad. Kas see oli see Bee Gees'i Stayin' Alive kuidagi või? Palju häid lugusid on. See oli pam, Stayin' Alive, Stayin' Alive. Aga mis see päriselt tähendab? Kuidas see siis käib? See on sagedus. Minu arust Bee Gees'il äkki ta oli 102 korda minutis on tema takt või? Aga õige sagedus on siis 100 kuni 120 korda minutis. Tuntumad lood on siis Queenie Another One Bites the Dust. Bee Gees'i Stayin' Alive. Stayin' Alive on nii hea sõnumiga, sellepärast on saanud sihukeseks. Aga kui sa elustamiskoolitusi piisavalt regulaarselt annad, siis lihtsalt ei viitsi seda ühte sama lugu kuulata. Muidugi päris nõme oleks Dancing Queenie panna mängima siis, kui sa elustad, eks ju, aga see on ka õige taktiga muidu. Aga Spotify's on täitsa olemas playlist, paned CPR songs ja tuleb mitu tundi järjest õige taktiga elustamislugusid. Sa vajutad lihtsalt seda rütmi või sa pead midagi vahepeal tegema tihedamini ja harvemini ka? Täpselt sama rütmi vajutad kogu aeg. Lihtsalt vajutad ja südame piirkonnas. Sa võid aru saama, kus süda on? Rindkere keskel. Rindkere keskel ta on selles mõttes, et paremalt vasakule keskel ja kui me võtame nüüd rinnakorvi, kui me võtame siit sellest kaela sellest lohust, mis siin all on, kuni kolmnurgani, selle jagame mõttes kolmeks, siis teise ja kolmandiku piiri vahel. Naistel võib öelda, et rindade vahele. Need, kellel ei ole need niimoodi rinnad nii rippuvad, et naba seal oleks. Selge. Siuke rindkere alumise teise ja kolmanda kolmandiku vahel. Selge. Ja siis sinna ikkagi tuleb vajutada päris nagu jõuga. Vajutada üsna tugeva jõuga. See sügavus peaks olema 1/3 rindkere läbimõõdust, ehk siis tegelikult me õpetame tavaliselt 5-6 sentimeetrit. Ossa. Korralik, jõudu läheb palju selleks. Inimesele liiga ei saa siin ikka teha, see kõik on kuidagi meil niimoodi loodud, et me võime nii teha. Tavaliselt ikkagi elustamise käigus roided lähevad käitki. Oi. Aga sa hakkad elustama siis, kui ta on surnud. No tegelikult tal on süda seisma jäänud, sa tegelikult tal hullemaks minna ei saa. See on üsna ebameeldiv tunne, kui sa paned käed peale ja hakkad valutama ja sa tunned, kuidas nad ragisevad seal käte all, aga sellest tuleb lihtsalt üle olla, sellepärast öeldakse, et kui kõik roided on terved peale elustamist, siis tegelikult ei ole efektiivne südamemassaaž olnud. Et lähevad ragisedes. Ja, see on natukene ebameeldiv, aga tema variant B on jääda surnuks edasi. See parem olla elus kahe ja paar nädalat valutavate roietega, kui surnuks jääda, ma arvan. Kuidas beebiga käituda? Beebil on selles mõttes lihtsam, et tal roided katki ei lähe, nad ei ragise, aga päris pisikesed beebid nüüd ei tehta loomulikult 2 käega seda, kui täiskasvanutel pannakse 2 kätt ja täie jõuga, et vaatad, et see jõuõlg oleks õige, et siis beebidel tegelikult on niimoodi, et sa paned 2 kätt selja alla ja 2 pöidlaga lihtsalt. Ja sagedus peab kiirem olema. Jaa, no näed, nii palju ikkagi asju, mis vajavad ülekordamist. Ja, absoluutselt. Ja kunagi õpitada, aga aeg-ajalt tuleb meelde tuletada ikka. Ja samal ajal kiirabi laekub, sina teed seda südamemassaaži, millal seda suust-suhu hingamist peab tegema? No tegelikult öeldakse, et tavainimene võõrale ei peaks tegema enam suust-suhu hingamist, et esimesed 2-4 minutit kliinilise surma algusest on lihtsalt ainult massaaž sama heade kaugtulemustega kui massaaž plus hingamine, sest öeldakse, et seda hingatamist inimene, kes ei ole õppinud, teeb nii ebaefektiivselt, et suurem kasu on jätkuvast heast südamemassaažist kui mingist ebaadekvaatsest hingamisest sinna pausidena vahele.